Kui sa oled jõudnud oma piltidega nii kaugele, et nad on oma lõppväljundi jaoks valmis ja arvata võib, et teinekord on sul neid pilte palju, siis üks päris mugav variant neid pilte õigesse suurusesse ja õigesse profiili ja õigesse formaati saada on kasutada Bridge'i image protsessorit. Ma selekteeringi siis oma valmis pildid ära, olgu nad siis mul lihtsalt Camera Raw'ga seadistatud või Photoshopis töödeldud ja võtan Tools menüüst Photoshop ja Image Processor. Nii, tuleb mulle Image Processori aken lahti ja siin ei ole tegelikult mitte midagi keerulist. Esimese nupu all ütleb mulle see Image Processor, et mul on siin 9 pilti, see vastab täitsa tõele. Kaustaks ma jätangi praegu desktopi ja siit file type'i alt, oletame, et mina tahan oma pildid digilaborisse viia ja teha sellele tüüpilisele 10x15 paberile, siis file type'iks ma võin jätta siit JPEG'i ja kvaliteedi panen siit maksimaalse, ehk siis 12 ja siit resize to fit'i alt oleks mul nüüd vaja määrata õige suurus, aga paraku on nii, et siin sentimeetridega toll ei ole ja ma pean siit need pikslites õieti panema, nii et ma pean korraks Photoshopist järgi vaatama, mis see õige suurus on. Siin on veel all linnukene, et convert to sRGB, aga mina tahaks ikkagi panna sinna külge seda õiget digilabori profiili. Nüüd olekski mul kõigepealt vaja teha enne natuke siis eeltööd, enne kui ma saan siit image protsessorist selle asja kõik käima panna. Ma panengi cancel korraks ja mul on siin Photoshopis nüüd üks pilt lahti ja selleks, et konverteerida nad kõik sellesse digilabori profiili, ma teen sellise asja nagu Photoshopi action'i. Ma võtan lahti oma actions paleti siit. Kui sul seda nupukest siin ei ole, siis võta window ja actions. Nii, teen siia actionsi alla endale selle jaoks uue seti. Nii, panen sellele setile näiteks digilabor pealkirjaks niimoodi. Ja teen siia ka uue action'i. Vajutan siia nupu peale. Ja panen siia näiteks convert, kaubamaja ja matt. Ja panen record. Ja nüüd salvestan siis ära selle käsu, mis ma tahan lisada veel sinna image protsessorile, mida seal ei ole võimalik teha. Mul see action'i salvestamine juba käib ja nüüd ma võtan siit edit menüüst convert to profile ja valin siit siis oma selle digilabori profiili, mis mul oli sealt Photopointi lehe pealt alla laetud ja võtangi siit selle Photopoint kaubamaja matt. Nii, panen OK ja näed sa siia action'i alla tuli mul uus käsk, et ta salvestas selle ära ilusti. Ja rohkem ma selle action'iga midagi teha ei taha. Panen ta siit kinni, stop recording ja ongi olemas. Ma pidin sellega järgi vaatama nüüd, et kui palju täpselt ma neid piksleid pean sinna panema, et ma nii kõva peast arvutaja ei ole, et ütlen kohe, et 15 cm 300 reso juures on nii mitu pikslit. Võtan siit image size. Resolutsioon mul on siin juba 300 ja panen siia width näiteks 15,2 cm. Ja Photoshop rehkendab mulle, et 1795 pikslit on see laius siis. Ma seda suurust siin praegu muutma ei hakka, panen cancel, jätan selle endale kõrva taha ja võtan uuesti Bridge'i lahti. Ja lähen siia samma image protsessori alla uuesti, võtan Tools, Photoshop ja image protsessor. Nii, ja nüüd on mul kõik olemas, et sellele image protsessorile tema töö kätte anda. Quality panen siit 12 ja selle resize to fit panen siia siis mõlemad nii kõrguse kui laiuse, panen 1795, eks ole, need pildid, mis siis on püstipidi, need samamoodi lähevad õigesse mõõtu. Ja siit run action'i alt võtan siit siis oma selle digilabori seti. Convert kaubamaja oli minu see action, kõik on õige ja include ICC profile samuti. Tundub, et saigi
kogu lugu ja panen run. Ja Photoshop hakkas usinasti minu pilte tegema. Photoshop on omadega nüüd valmis saanud ja ma vaatan seda kausta, kuhu ma talle ütlesin, et ta need pildid peab salvestama. Ja siia on ta teinud siis JPEG kausta veel omakorda, ma võtan selle lahti. Ja siin ongi minu 9 valmis pilti, millega ma võin siis digilaborisse minna.